tere, kui ma nüüd midagi ütlen, te kuulete juba, jah? Väga hea. Tere tulemast arutelule, kust tuleb raha aastal 2040. Ja me teeme selle debati täna niimoodi, et kõigepealt mina natukene jutustan, et miks Rohetiiger üldse sellist debatti peab. Seejärel debateerijad saavad väljendada kõiki oma nägemusi sellest, et kust tuleb raha aastal 2040. Seejärel ma loodan, et meil tekib emotsionaalne arutelu omavahel umbes selles debati teises kolmandikus. Ja siis olen planeerinud nõnda, et viimane kolmandik kuulub teile kõigile, kes te siin täna olete. Et te saate esitada küsimusi. Ja alustame sellest, et mina olen Mikk Vainik, ma olen Rohetiigri arendusjuht, ühtlasi olen ma ka TalTechis nooremteadur, uurin innovatsioonisüsteeme. Ja tüüpiliselt ma kipun ära unustama enda tutvustamised, et see sai nüüd tehtud sellega nagu hästi. Ja ma tahan natuke ikkagi tausta avada, et miks me seda kõike teeme. Et Rohetiigril on plaanis, et tänavu sügisel novembris Elevant-Toas foorumil me hõikame maha sellise majandusvisiooni Eestile, et kuhu me võiksime jõuda aastal 2040. Ja et see ei oleks nagu liiga abstraktne, siis me oleme lammutanud selle ülesande 9 küsimuseks. Üks neist on see, et milline on energeetika aastal 2040. Sellega me täna siin ei tegele. Teine küsimus on see, et milline on transport aastal 2040. Sellega ma ka täna siin ei tegele. Kolmandaks, milline on maakasutus. Neljandaks, milline on tööstus. Ja siis hakkavad tulema sellised teemad nagu rahanduspoliitika, majanduspoliitika, väärtused ja haridus. Täna me eeskätt vist kõige rohkem puudutame ikkagi rahanduspoliitikat ja majandust samuti. Et kuhu me tahame jõuda ühiskonnana 15 aasta pärast. Et me oleksime õnnelikud ja rõõmsad ja päike paistaks ja kõigil pangakontole laekuks tulu ja me oleks nagu rõõmsad. Sellepärast me esitame küsimuse, et kus kohast raha siis tuleb aastal 2040. Ja meil on täna siis 3 erinevat vaadet sellele. Minu kõrval on Kadri Ukranski, kes on Tartu Ülikoolis teadus- ja innovatsioonipoliitika professor. Seal kõrval on kliimaminister. Päris ei ole kliimaminister. Energeetika ja keskkond. Energeetika ja keskkond. Kõik kliimaga seotud. Aga väga tore inimene minu kogemuse järgi, kellel on sellele nagu oma vaade. Ja Maris Riim Swedbankist on väga sügavalt viimastel kuudel kokku puutunud sellega, et kuidas see kõik meie järgneva põlvkonna jaoks välja näeb. Mis veel? Ma ei tea, äkki hakkame kuskilt otsast pihta, et tahaks tõesti seda teha nõnda, et kõigepealt te saate pikalt lahti seletada oma vaate sellele küsimusele ja siis sealt edasi vaatleme juba, et milliseid emotsioone ja selliseid uudishimu meil omavahel tekib. Et aitäh, et te olete kõik rohekoostöö alal ja hakkame pihta. Kas kellelgi on eelistust hakata esimesena pihta? Aga siis hakkame Kadri sinust pihta. No jah. Tere, mina olen siis Kadri Ukranski ja ma olen teoreetiliselt igasuguseid erinevaid innovatsiooniga seotud asju uurinud ja ilmselt seepärast mind siia ka kutsuti. Aga võib-olla ka praktilise poole pealt ma olen natuke võib-olla selle innovatsiooni suhtes liiga kaldu, sest et ma igapäevaselt tegelen ka tänu minu kõrval istuvale ministrile, kes varem oli üks teine minister, ühe projektiga, mis kiirendab siis
iduettevõtteid süvatehnoloogiates ja mis on peamiselt seotud siis digiühiskonnaga ja ma olen seda nüüd 3 aastat teinud ja see on tõesti väga-väga huvitav ja silmi avav olnud minu jaoks, nii et ilmselt mitte keegi ei ole üllatunud, kui ma ütlen, et ka aastal 2040 tuleb raha innovatsioonist. Aga ma ei tea, see jääb ilmselt väga abstraktseks kõigi jaoks, et mis see siis nagu tähendab, see innovatsioon. Räägi meile. Oi. Et mitte olla väga kuiv ja teoreetiline, siis hästi lihtsalt öeldes nüüd teoreetikud muidugi, kes mind kuulavad, ma loodan, et keegi ei kuula, siis innovatsioon tuleb 3 komponendist. Üks asi on väärtus, eks ole, mille eest ollakse nõus maksma. Üks asi on uus teadmine, mis siis on selle innovatsiooni allikaks. Ja siis on vahepeal on üks hästi tüütu ja pikk protsess, mis on hästi labane ja see on selline rakendamine, katsetamine, testimine, igapäevane selline proovimine, nühkimine. Väga tüütu asi. Ja mis on selle innovatsiooni nagu läbiviimise või elluviimise juures häda on see, et enamasti jääb üks komponent kõigist puudu ja siis innovatsiooni ei sünni. Et teadlastel, ma alustan siis kõigepealt iseendast, jääb tavaliselt puudu sellest rakendamisest ja ka sellest väärtusest. Neil on nagu väärtussüsteemis uued teadmised on ju, aga kelle jaoks neid vaja on ja milleks neid rakendada jääb nagu kõrvale. Ettevõtjatel jääb kõrvale see uue teadmise osa, sest neil on rakendamine väärtus, kust raha tuleb kõige olulisem. Ja võib-olla ministril on kõige olulisem selline innovatsioon kui visioon, sihuke visioon ja risk ja unelm, eks ole, ja see praktiline igapäevane rakendamine on natukene selline, millest ei taha midagi teada. Ma korraks segan vahele, paluks tegelikult panna järgmine slaid, sest tahaks ka läbi viia ühe testi, et meie publik saaks täna vastata vastupidisele küsimusele. Tuleb siia Slido link ja siis te saate vastata küsimusele, et kus kohast ei tule raha aastal 2040. See on just selle mõttega, et millistest tegevustest kui me tahame ehitada ühiskonda, kus looduskeskkond ja inimkond saavad omavahel nagu paremini läbi, et millest me siis loobume. Et kui teil on nagu mingisuguseid hulljulgeid mõtteid, siis palun pange kirja. Sellepärast, et kui te suurem osa teist viitsiks seda teha, siis me saame selle panna eraldi visuaalina ka meie sellesse visioonidokumenti. Aga kui te praegu midagi kirjuta, siis seda ei juhtu. Nii et surve on natuke publiku peal ka. Me jõuame ka küsimusteni, aga kõigepealt ma ei tea, kas sa, Kadri, tahad sissejuhatuseks veel midagi öelda? Ja võib-olla näitena, et kui sa küsisid, et millest ei tule raha, et ajakiri Time alati võtab iga aasta kokku kõige paremad innovatsioonid ja ka need, mis on kõige halvemad. Ja kõige paremate hulgas on sellised huvitavad asjad eelmisel aastal nagu läbipaistev televiisor LG-lt ja läbipaistev laptop Lenovolt ja võib-olla ka huvitavamad asjad 3-kordselt kokku volditav telefon, eks ole, ma ei tea, mis väärtus sellel on, aga ilmselt on ju. Ja väga huvitav on näiteks tehisintellekti analüüsivõimega vetsupott, mis on väga-väga oluline. Ma kujutan ette, et see tegelikult loob väga palju väärtust meie tervise analüüsimisel näiteks. Ma ei tea, kas me kinni jõuame seda maksta ainult. Aga võib-olla kõige halvemad innovatsioonid, mis on välja toodud, on väga huvitavatel põhjustel. Jälle selle ajakirjaga oleks huvitav nagu arutleda, et miks nad need on valinud. Näiteks üks asi on kruksid. Ma isegi siin festivalil nägin neid jalas ja maal ma hea meelega kannan ja põhjus oli seal toodud, et nad on liiga koledad. Või näiteks Segway liikur on üks selline, eks ole, et ta oli liiga optimistlik tehnoloogia, et ei läinud kasutusse või seal on muidugi ka selliseid, mis on asbest näiteks ja sellised. Aga et alati see väärtuse leidmine, et kellele, mis väärtust ta loob ja kuidas me hindame, et see on nüüd hea või halb, et see ei ole nii üheselt mõistetav.
Okei, enne kui ma annan sõna edasi, ma tegelikult tahaks su käest ikkagi teada, kus siis tuleb raha aastal 2040. Ma loodan, et ta tuleb endiselt meie mitmekesisest ekspordist, aga võib-olla üks koht, kus meie eksport ei ole nii mitmekesine, on teenused. Ja ma ei tea, kust ta tuleb selles mõttes, sellepärast et see sõltub sellest, kuhu meie ettevõtjad täna investeeringuid teevad ja panustavad. Aga nõudluse poole pealt, mida ma näen, kus meil potentsiaali oleks, me võiks rohkem eksportida haridust, tervishoidu ja teadus-arendusteenuseid ja seda me praktiliselt üldse ei tee täna. Aga need kasvavad kõik nagu meeletu kiirusega kogu maailmas ja kui India saab niisuguste asjadega hakkama, siis miks Eesti ei peaks saama? Okei, me jõuame vestluse käigus ka võib-olla konkreetsemate näideteni, et kuidas see nagu kõik olla võiks. Aga Andres, milline sinu visioon välja näeb sellest, et kust tuleb raha 15 aasta pärast? Tere, kindlasti tuleb. Ma alustan tegelikult pusast. Ja Mikk küsis mu käest ennem, et miks mul see pusa seljas on ja mitte Thinking in Billions. Thinking in Billions on siis Latitude 59 kõrvalüritus, mis on just seda, ütleme siis, mõtteviisi, ambitsiooni ja julgust kokkuvõttev. Ehk et kui meil need 3 märksõna, mis mul selle pusa peal on ilusti endaga kaasas, siis ma arvan, on väga hästi ja siis raha tuleb. Läheb ka, et oleks mida kulutada. Aga nüüd, kui natukene siit pusast kaugemale minna, siis võib-olla 3 asja. Energia, andmed, usaldus. Ja energia on siin kindlasti mitmel laval teemaks, eks ole, sa Mikk mainisid seda ka. Et minu jaoks energia on siis niisugune horisontaalne võimaldaja. Et kui meil seda on vähe, siis on ta kallis. Ja kui ta on kallis, siis me saame teha vähem innovaatilisi, väiksema keskkonna jalajäljega tegevusi või asju. Et selles mõttes on tegelikult puhta energia investeeringute tegemine Eestisse nagu ülioluline. Andmed, me oleme õigusega uhked oma digiriigi üle. Me küll aeg-ajalt, või tegelikult mitte aeg-ajalt, me ikka viimasel ajal päris palju toriseme, see on ka okei. Aga kui korra käia Eestist ära ja siis tulla tagasi ja vaadata seda digiriiki, et siis see tundub ikka ülikõva. Et me aeg-ajalt on vaja astuda välja sellest nagu oma harjumuspärasest mullist ja vaadata kaugemalt, nii et ma arvan, sellega meil tegelikult on hästi. Väga hästi ei ole, sellepärast et kasutajakogemus saaks kindlasti olla ja peakski olema parem. Aga üldiselt, nii nagu siin oli selle found.me portaalis ühe brasiillase tsitaat, et ma sain Eestis oma kõik asjad kiiremini aetud, kui Sao Paulos lõuna tellitud. Ja ma arvan, need on sellised väiksed näited, mis nagu seda ökosüsteemi, ma arvan, päris hästi kokku võtavad. Ja andmeid on meil tegelikult palju. Ja nüüd on küsimus natuke ka sellest, et mida me siis nagu kodanikena või andmete omanikena soovime, et nende andmetega võiks teha või ei võiks teha. Et siin me oleme ka muutunud ülitundlikuks. Et pigem nagu hoiaks endale, mis on inimlikult arusaadav ja ma arvan väga nagu okei. Lihtsalt, et kui me soovime, et midagi innovaatilist Eestis sünniks, et siis on oluline, et ka neid andmeid, mis meil on, suudame maksimaalselt väärindada. Ja mulle isiklikult meeldivad kõik siuksed nõusolekupõhised lähenemised. Et kui mina olen nõus oma andmeid kellegiga millegi jaoks jagama, mulle tundub see vajalik, turvaline, mõistlik tegu, et siis ma seda teen, et ei peaks tingimata olema nagu riik, kes kõik detailideni ette kirjutab, et sihukest valikupõhist või nõusolekupõhist teenust, ma arvan, et see on nagu hea. Ja siis viimane asi, see usaldus, et päeva lõpuks väärtus sünnib sellest, kui meil on siin talendid ja kapital.
ja talendid, õigemini kapital läheb sinna, kus on talendid. Talendid lähevad sinna, kus on maailma parim elukvaliteet. Jäi silma, ma ei mäleta nüüd, mis väljaanne see oli, kes tegi selle siis pingerea, millises maailma riigis on kõige parem minna pensionile. Ja maailma riik number 1 oli mis? Vaatate siukse näoga, et ei ole kuulnud või näinud. Eesti. Ja võib-olla seal ütleme, üks oli lihtsalt globaalses võrdluses, et meie siis, nüüd see võib kõlada võib-olla natuke jälle kummalisena, et meie nagu elukallidus on mõistlik, aga mõistlik võrreldes Norra, Kanada, Ühendriikide ehk tegelikult maailma tipuga. Oli üks põhjus, teine mul ei tule hetkel meelde, aga ma arvan, see kolmas oli selles mõttes kõige kaalukam. Eesti on turvaline koht. Nii et kui me suudame nagu neid, ja see kõik loob usaldust, et kui me suudame siia seda keskkonda hoida, arendada, et Eesti ongi maailma parima elukvaliteediga koht, kus olla. Ja meil on õhk väga puhas. Meil on ülipalju loodust, umbes 16 korda rohkem inimese kohta kui Hollandis, mis on sama suur. Nii et kõik need väärtused, mida me võib-olla ise võtame iseenesest mõistetavana, aga ei pruugi märgata, on väljapoolt vaadates nagu ülisuured magnetid. Ja kui meil on talendid ehk inimesed, kes soovivad siin oma ettevõtet luua, arendada, kasvatada, siis tuleb siia ka kapital. Ja siis on kogu selle majanduse struktuur selline, mille keskkonna jalajälg on väike, mis teeb inimeste meele rõõmsaks. Aga miks ta väike on? Aga sellepärast, et kõik uued tehnoloogiad on väiksema keskkonna jalajäljega kui vanad. Hästi lihtsalt. Küsimus, kui palju väiksemaga. Mida rohkem edasi areneme, eks ole, mida see viimane miil on alati keerulisem. See alguse liikumine on kindlasti lihtsam, aga selle viimase nagu miili tegemine on raske, aga ütleme, kui siin oli küsimus ka, et kuidas me siis seda keskkonda ja majanduskasvu, kuidas me seda vastuolu saame lahendada, et minu jaoks see ei ole vastuolu, et minu jaoks on see kunstlik vastuolu. Et nagu iga ettevõtte või investor niikuinii otsustab, et selleks, et olla ülehomme ka mingeid asju teha, mis on oluliselt vajalikud, toovad midagi sisse ka, et siis sa pead tegema mingeid investeeringuid. Ja sealt edasi on küsimus, et millistesse tehnoloogiatesse sa investeerid. Ja kui sa investeerid kaasaegsetesse, uutesse, võib-olla arendad ise mõne tehnoloogia välja, millest sina just ennem rääkisid, et siis see nagu upside on veel suurem. Et raha tuleb minu meelest nendest 3 asjast: energiast, andmetest, usaldusest. Ja kui me ise ka usume, see on tegelikult kõige olulisem. Kui me ise oleme, ega me siin ikka millegiga hakkama ei saa, isegi Leedu on meist parem, siis ongi ausalt väga keeruline. Väga keeruline. Aga kui vaadata lihtsalt kõikidel nüüd, et suunurgad läheksid ülespoole, et Leedu ei ole meist ees, võtke Maailmapank, seal on siuke suurepärane andmebaas, igaüks saab selle kasutamisega hakkama, lihtsalt pange sinna sisse, toksige SKP inimese kohta turuhindades. Ja te näete, et Eesti on kogu aeg kasvanud. Ja see SKP inimese kohta turuhindades mõõdetuna dollarites on meil kõrgem kui Leedus ja Lätis ja ainult äkki oli $1000 vahe Jaapaniga. Eespool Portugali, natuke tagapool Hispaaniat. Et lihtsalt otsime, märkame neid näitajaid, mis näitavad meie tegelikku sisu ja tugevust, et ärme nagu ole kogu aeg kurjad. Siin ka päike väljas. Ma kohe annan Marisele ka sõnaga kõigepealt 2 kommentaari. Esiteks, kas keegi on juba skänninud ja midagi siia kirja pannud? Seal on päris palju, väga hea. Siis me saame ühel hetkel selle kuvada ekraanile ka. Üks nendest teemadest, mida me Rohetiigri majandusvisioonis üritame lahendada, on hariduse väärtused. Ja see on see teema, Maris, millega sina oled kõige rohkem kokku puutunud. Sest et need ettevõtted, mis
defineerivad Eesti majandust 15 aasta pärast. Need inimesed lähevad täna ülikooli ja neil on mingisugune väärtuste pakett. Ja ma tahaks sinu käest kuulda, mis see on ja kui seda nagu analüüsida, et kus kohast need inimesed 15 aasta pärast selle raha Eesti majandusse toovad. Kas sa saad meile natuke avada seda? Jaa, ma igaks üks ütlen, et see projekt, kuhu me pangana panustasime, et mu kolleeg on seal isegi rohkem osalenud kui mina ise, aga sellegipoolest ma neid fakte sealt sellisest analüüsist nagu toon. Me tõesti oleme vaadanud sisse sellise investeerimisse just noortesse, et kuidas nemad näevad, et kuhu nemad täna oma raha suunaksid, et see aastal 2040, et kus see majandus ja see Eesti võiks endaga olla ja millesse nad usuvad. Ja no esiteks ma võiks öelda, et investeerimine kui selline on üldse selline uus spordiala siin Eestis, et millega paljud tahavad tegeleda ja aina rohkem tegelevad ka ja see on ju ainult tore, et mida rohkem inimesed oma rahaasjadega tegelevad, seda tõenäolisem on, et nad on selles rahaasjades kontrolli all ja Eesti majandusel siis tõenäoliselt läheb ka paremini, sest et siis on raha, mida ringlusesse saata. Aga me aitasime analüüsida noorte investeerimisharjumusi, aga ka Rohetiiger ise viis läbi siis ühe uuringu noorte hulgas. See oli vist 16–19 aastased noored, 156 vastajat ja neilt ka siis küsiti, et kui paljud investeerivad ja seal 56% ütlesid, et nad juba täna investeerivad ja seal veel lisaks umbes 16% ütlesid, et vanemate abiga. Ja 28% oli neid, kes ütlevad nagu spordis tavaliselt, et ma plaanin hakata. Et kui paljud need siis hakkavad, saab näha, aga igatahes huvi on väga suur ja nad kindlasti hoolivad sellest, et kuhu nende raha läheb ja et see õigesti kasvaks. Ja kui nüüd vaadata, et millesse noored investeerivad, sealt mingeid üllatusi ei tule, peamiselt ikkagi kõrge riskiga aktsiad aga siiski ka fondid ja ETF-id. Aga kui nüüd vaadata, et millesse või millistesse valdkondadesse, siis või et kas need on mingid valdkonnad, need väärtused või see on see tulusus, siis esimene see oluline aspekt investeerimise puhul on ikkagi paraku tootlikkus. Ja hoolimata sellest, et nad ütlevad, et nad väga muretsevad tuleviku pärast, nad väga muretsevad, milline on meie elukeskkond, väga muretsevad, kui võrdsed ja avatud on meie ühiskond. Aga ikkagi tootlikkus on kõige olulisem ja siis tulevad siiski need keskkonnahoidlikkus ja inimeste väärtused ka sinna juurde. Mistõttu meie jälle vaatame siit panga poole pealt, et millegipärast on läinud nii pidi, et neid nagu vastandatakse. Et tootlikkus ja keskkonna või inimeste hoidmine, need peavad olema kuidagi vastandlikud, aga tegelikult ju ei ole. Et ka meie täna oma fondide investeeringuid või siis ka laenu andmisi vaatame ikkagi laiemalt nagu sellist ettevõtte nagu tulevikku või jätkusuutlikkust ja see, et kui me vaatame, et kas ta on keskkonnasõbralik, see ei tähenda, et me nüüd mõtleme, et see raha läks prügikasti, ei ole, et me ju usumegi, et kui ta nende teemadega tegeleb, siis järelikult see ongi tulevikus tema kasvule kaasa aitab, aga mitte ainult, et seal on ikkagi oluline ka see, kuidas ettevõtet juhitakse, kuidas nad oma inimesi hoiavad ja kui avatud see ühiskond siis tulevikus on. Ehk siis, et sellest noorte uuringu tagasisidest tuleb väga hästi välja see, et millegipärast on see müüt meil siin ühiskonnas üleval, et need peavad olema kuidagi vastuolus omavahel. Aga põhimõtteliselt võiks ju olla see, et see, mida sa kasvad, see ka kasvab. Ehk siis, et mida rohkem sinna kestlikesse lahendustesse raha siis suunatakse või siis ka innovaatilistesse lahendustesse, et need saavad siis kasvada. Ja nii usuvad õnneks ka noored, et kui mulle ikkagi tehtakse selgeks, et ma tõesti saan aru, et kui mina oma raha suunan sinna, et on see siis kestlik või on see tehnoloogiline lahendus, et mina tõesti isiklikult panustan või et see on kuidagi läbipaistvalt tõestatav. Et nii palju selline lühikokkuvõte sellest nagu noorte vaatest sinna juurde. Aga sinu vaates, kus siis ma olen natuke kiuslik, et kus siis tuleb raha aastal 2040? Euroopa Keskpangast.
eks ole. seinast. Ja noh, ega sa saatsid meile ka eelnevalt need küsimused ja mina tahaks väga öelda, et mina küll ei julge ennustada. Ausalt see 15 aasta nagu edasi, see 15 aastat, nagu ma tõesti ei kujuta ette, et kus me tegelikult täna endaga oleme 2 aastat tagasi või aasta tagasi. Ma oleks võinud sirge seljaga öelda, et see või too teema on ääretult oluline, aga kõik muutub niivõrd kiiresti. Ja ka Euroopa Liit muudab oma suundasid niivõrd kiiresti, et hästi keeruline minul küll öelda praegu sirge sellega, et vot nüüd nii on, aga ma tahaks uskuda, et see selline väärtuspõhisus ja pikaajaline vaade ja ka tehnoloogiline vaade on see, kuhu poole me liigume ja tänu millele raha ikkagi ka on majanduses. Aga on meil põhjus seda uskuda? Ma arvan, et on. Sest et tegelikult hoolimata sellest, et ma ütlen, et ma ei taha ennustada, siis lõpuks, kui me ikkagi ei usu, siis on raske edasi liikuda, et meil peab mingisugune siht või usk olema, kuidas me edasi läheme. Okei, nüüd võiks minna edasi selle osa juurde debatist, kus te saate üksteise mõtteid peegeldada. Et ma näen nende silmadest, et teil seda energiat juba on, et kes tahab alustada? Kes soovid? Ma võin. Jah. Võib-olla üks asi, et sa ütlesid, et sa ei julge nagu ennustada, aga ma ka nägin teie sellest uuringust, et see noortel on selline agentsus nagu või selline vastutustunne hästi suur. Ja mulle kunagi meeldis, ma lugesin ühte Eesti 2050 raamatut, mis on Neeme Raua intervjuud väga paljude erinevate inimestega ja seal mulle meeldis Marju Lauristoni üks selline mõte, et me oleme nagu sellised reisijad Euroopa rongis või kaassõitjad on ju, et meil ei ole seda agentsust. Et see tegelikult näitab, et me saame ise võtta vastutust ja kui me siin kõik noogutame ja ostame ikkagi neid asju, nagu millel on väiksemad jalajäljed ja võib-olla mõtleme enne, kui midagi ostame ja nii edasi, et siin on hästi palju asju, mida me saame ise ära teha. Et ma arvan, et ja see annab seda julgust ja sellepärast me kõik siin noogutasimegi, et et me ikka Euroopa Keskpangast tuleb raha ja loodetavasti ta on euro ja loodetavasti ta ei ole väga palju väärtust kaotanud ja nii edasi on. Et see annab nagu kindlust ja seda usaldust, mis kindlasti on investeerimise ja innovatsiooni aluseks nagu kõigis valdkonnas, et sellega ma olen täiesti nõus. Võib-olla mida ma vaidleksin natuke, et ma ei tahaks müüa lihtsalt andmeid. Ma tahaks neist midagi teha ja müüa nagu andmete pealt juba, et ma ei tahaks müüa nii-öelda palki, ma tahaks müüa toodet. Et selles mõttes, sellepärast ma nagu ka mõtlesin seda või pakkusin, et me võiks tervise pealt midagi eksportida rohkem ja ka hariduse pealt, kus meil praegu võib-olla nende andmetega ei ole nii hästi, aga me võiks välja mõelda 15 aasta jooksul. Ma sellega olen hästi nõus ja hea, et sa täpsustasid, et ma kindlasti ei mõelnud seda, et me anname kellegile nii-öelda väljast siis nagu oma andmeid mütata. Et see on väga okei, kui keegi tuleb siia ja mütab siit mitte ainult meie andmetega, vaid teiste andmetega ka. Ehk see väärindamine või see väärtusloome peab olema siin. Aga selleks, et ta siin oleks, maailmas on väga palju kohti, kuhu tulla või kuhu minna. Me oleme lihtsalt üks nendest, et me peame pakkuma midagi, mis selle sama brasiillase näitel ütleb, et mul läheb Sao Paulos lõunaga kauem aega tellimisega, kui ma saan Eestis oma asjad aetud. Kellegi teise jaoks on mingi muu asi tähtis. Aga see, et me suudame seda talenti siin hoida ja meelitada. Ja ma arvan ka näiteks ülikoolide poole pealt, et välisüliõpilaste osatähtsus, ma arvan üldse me peaks liikuma antud juhul, kui see maailm pöördub kõik, eks ole, pigem nagu sissepoole vaatab, sisekaemusega tegeleb, et me võiks vastu trendi liikuda. Sest talent nagu otsib kohta, ma arvan, et enamik siiski eelistab elada liberaalses maailmas. Ja see on see, mida me endiselt pakume. Mõned siis kriitikute, ma ei tea, kas siis kriitikast hoolimata või siis kriitikute kiuste, aga see, et inimesel on vabadus valida, vabadus otsustada, et minu meelest need on nagu need olulised asjad ja tegelikult mul on hea meel, et noored siiski väärtustasid investeeringute juures tootlust. Sest kui neil oleks mingi muu mõõdupuu, siis ma arvan, meil oleks ikkagi probleem. Lihtsalt väga suure tõenäosusega need ettevõtted, kui me nüüd vaatame 25 aasta pärast tagasi või 15 aastat, kui siis 2040 räägime,
et need ettevõtted, kellesse investeerides investor teenis rohkem, on suure tõenäosusega edumeelsed, väiksema keskkonna jalajäljega, innovaatilised ja teevad kõik muid toredaid asju. Et ma olen sellega nagu hästi nõus, et me liiga palju vastandame seda nii-öelda majanduse kasvu ja siis, et majanduskasv tuleb ainult, eks ole, keskkonna arvelt. Et see on olnud niimoodi aga kui vaadata nagu mingit pikemat trendi, et ega siis ka juba praegu siukse energia või siis fossiilse energia osatähtsus ju maailma majanduses kahaneb. Et selles mõttes raha on siiski nagu väärtuslik asi, et sellega on hea asju mõõta. Ja iga investor alati ei võida ja viimane asi, mis ma ütlen, siis Mikk tahab juba siin vahele segada. Aga siis, kui mina oleks ka veel kvalifitseerunud sellesse uuringusse, mis te praegu tegite just, siis oli Eestis Aktuaalses Kaameras õhtuti kohustuslik rubriik, mille nimi oli ülevaade Tallinna börsist nimega Talse. Iga õhtu oli ja rahvas elas kaasa. Mõned elasid kaasa sellepärast, et lihtsalt oli põnev. Mõned elasid kaasa sellepärast, et olid investorid, aga ma arvan, neid investoreid toona oli nagu suurusjärk vähem. See oli suurusjärk vähem, aga rahvas elas kaasa, eks ole, tundis uhkust. Talsest täna keegi ei räägi enam mitte midagi. Aga see on tubli, et noored investeerivad ja ma arvan, et sinna tulebki nagu panna. Ma arvan, et tegelikult üks idee ka siit viskame õhku. Et kui iga laps, kes Eestis sünnib, saaks sündides juba väärtpaberikonto, oleks, ma arvan, super hea asi. Sinna võiks siis kanda lapse sünnipäeva kingituste raha, nii kaua, kui ta veel vidinaid ja asju ei taha, eks ole. Ja miks mitte näiteks ka osa lapse toetusest ei võiks minna sinna kontole, et see tekitaks juba varakult harjumust, huvi. Pangad oleks ka rahul, lapsed oleks rahul. Aga see ei avane automaatselt, see avaneb siis, kui vanem selle avab. Need vanemad, kes on targad. Ju ta on tubli inimene. Siis on vanema enda vastutus kasvatada last niimoodi, et ta oskaks selle rahaga 18 aastaselt midagi teha. Kas ma tohin vahelduseks paluda, et saaks selle sõnapilve, mis te, aitäh, et te kõik, kes te sellesse panustasite, et te seda tegite, et saaks selle siia taustale, et võib-olla see annab meile järgmisteks küsimusteks ideid juurde. Naise käest. Et kust ta ei tule? Naise käest ei tule. Seal on üks vastus. Hakkepuidu ekspordist. Väga põnevad vastused. Kas kellegi jaoks on midagi, mis on esialgu küsin siit ja pärast publiku käest ka, mis nagu väga üllatab selles pildis? Mind näiteks praegu üllatab, et tarbija taskust ei tule üldse raha. Ma arvan, et tuleb majanduses vereringes raha peab ikkagi liikuma, tarbija peab ka olema. Praegu vaatasin siin. No vingumisest ja hädaldamisest tõesti ei tule raha. Aga ma vaidleks selle hakkepuidu ekspordiga. Okei, palun. Just eile ma nende startupidega ikka suhtlen ja Põhjamaades on üks startup, kes teeb grafiiti põhimõtteliselt puidujäätmetest ja sünteetilist grafiiti, mida siis kasutatakse patareides, mida meil on väga vaja, eks ole, meie nüüd kaitsetööstuses ka relvades ja erinevates kohtades. Ja nad ei saa turule sellepärast, et see kuramuse Hiina subsideerib on ju ja ka põhimõtteliselt nende tehnoloogia on nii lihtne, et kõik, kes toodavad puidusütt, eks ole, nad saaksid seda grafiidiks teha, müüa hoopis kallimalt, hoopis kallima hinnaga, eks ole. Nii et kunagi ei tohi öelda, et hakkepuidu ekspordist ei tule, et sõltub, mis me nagu teeme selle hakkepuiduga, et põhimõtteliselt võib tulla küll. Nii et aastal 2040 muu hulgas tuleb raha grafiidist, jah? No näiteks, neid asju on väga palju, et põhimõtteliselt nende ressursside pealt me võime igasugu materjale juppideks võtta ja teha väga huvitavaid asju ja nendel asjadel ei olegi neid keskkonna jalajälgi nii suuri, et ütleme nii, et
seal ma küll ei julge öelda täpselt, et mis materjalidest tehakse, sest see on uskumatu, mida tehakse. See on uudishimu, lihtsalt inimlik uudishimu, mis annab need võimalused kätte. Kas siis on midagi veel siin selle pildi peal, mis ahnusest ei tule, riigilt? Ma saan aru, et seda ei püütud grupeerida, et siin on nagu väga selgelt ju tuleb välja, et fossiilid on out. Noh, et mul visuaalis algas lihtsalt, et tundub, et hästi palju inimesi on öelnud ületarbimisest, võib-olla see ongi nii. Aga seal saab teisi veel grupeerida juurde, kui see, ma ei tea, kas see sõna suurus või fondi suurus tähendab ka esinemiste kordi. Ilmselt küll, jah. Jah, okei. Aga siis ütleme igal pool, kus on seal pruunid tööd ja ma ei tea, mis siin veel oli kuskil. Fossiilkütused, põlevkivi, põlevkivielekter, Aga puidutööstus, ma siin nagu sekundeeriks, et puidutööstus kindlasti tuleb. Et vaata jällegi, mida keegi puidutööstuse all mõtleb. Et meil on nagu superhea puidu mehaaniline väärindamine, Eesti puitmajad tipptasemel, maailma tasemel. Siis keemilise väärindamisega, seal on meil arenguruumi, aga vaatame, kas õnnestub täita. Nii et puit on kindlasti miskit, mis nagu väärtusloomena, ma arvan, ei kao siit mitte kuskile. Aga kas pole mitte kummaline, et me räägime teemal, et kust tuleb raha aastal 2040 ja kõige suurem märksõna on, et ületarbimisest ei tule. See nagu justkui annab nagu signaali, et me nagu võiksime oma eludes sellel aspektil nagu vähem siis rõhutada või ma lihtsalt esitan hüpoteesi, ma ei oska sulle vastust kellelgi teist anda. Ma arvan, et see eeldab seda, et me hakkame asjade nii-öelda õigeid hindu arvesse võtma. Et kui me võtaks näiteks CO2 ekvivalendi alusel hinnad näiteks, siis me tõenäoliselt impordiks ühtegi roosi, sellepärast et ta oleks, ma ei tea, 20 korda kallim kui meie kodus toodetud roos, keegi maksaks lihtsalt selle eest, aga me ei maksa seda kinni. Seesama Hiina grafiidi näide, eks ole, sama asi on tegelikult, et see, et hinnad hakkaksid peegeldama nagu tegelikke kulusid sellises globaalselt väga seotud maailmas, eeldaks, et paljud riigid hakkaksid teistmoodi mõtlema. Ma ei ole väga optimistlik selles osas, aga mine tea, sest neil endal lähevad ka loodusprobleemid ja kliimaprobleem nii suureks, et võib-olla nad peavad hakkama, et see võib muutuda väga kiiresti, eks ju, et siin jälle ma ei julge prognoosida. Ma pigem, ma ei tea, 15 aastat minu jaoks see ei ole nii pikk aeg, ma ei tea. Aga võtame 15 aastat tagasi, et kui keegi oleks tulnud jutuga, et 15 aastat tagasi praegu, siis on, et ma nüüd jälle vaega, mul lähevad need numbrid. 2010. Täpselt, head sa ütlesid, et muidu ma oleks äkki pakkunud midagi muud välja. Et kui 2010 oleks keegi öelnud, et meil on Eestis nii palju päikeseparke, et selle tulemusena elektri hind päeval negatiivne. Ma arvan, seda inimest oleks vaadatud kui teiselt planeedilt tulnud. Või see, et meil üldse, eks ole, kellegi nii-öelda jae skaalal on sul, keegi paneb, et meil on Roofit Solar või Solarstone või ettevõtted, kes nagu integreerivad tegelikult energia tootmist sinu hoonesse. Et see kõik oleks kõlanud kosmosena. Nii et sellepärast ma nagu ettepoole vaadates arvan, et need muutused on veel suuremad. Ja aina kiiremad. Ja palju kiiremad, täpselt, et ma arvan, see on ka üks põhjus, miks inimestel on stress. Et meil on nagu ülisuured ja ülikiired muutused elukorralduses, mis võib-olla, see ei ole üks suur asi, aga see on igalt poolt natuke. Oih, nüüd tuli see tehisintellekt. Kuidas see ChatGPT mind mõjutab, et kuidas ma neid õpilasi või üliõpilasi õpetan, et kuidas ma tean, eks ole, et see sunnik ei kasuta seda valesti, on ju. Ja ma arvan, et minu jaoks vähemalt tehisintellekt oli siuke abstraktne asi. Seniks kuni, eks ole, tuli suur keelemudel, on ju, see on päris mugav. Saad igasugu asju teha ja teebki nagu päris hästi, aga sa ikka pead kontrollima. Sa pead ise oma nagu ekspertsust siiski omama, et sa nagu lõpuni ei saa nagu loota selle peale, et doktor Google paneb sulle või ChatGPT paneb sulle diagnoosi. Aga need muutused on, neid on palju ja need juhtuvad nagu üli kiirelt, ja need nagu ühiku hinnad tulevad ka kiiresti alla.
et noh, jällegi keegi oleks öeldud, et siin noh, on võimalik asju ilma toetuseta rajada. Noh, praegu jälle on natuke triki, on ju, mõned arendajad ütlevad, et üldse ei saa, teised ütlevad, et üldse pole vaja. Aga see on okei, kui on erinevad arvamused, et ju me siis jõuame õigesse kohta, et noh. Jah, just. Ma korra sellelt ChatGPT või AI teemalt võtan järje, et siin kolleeg just saatis mulle eile veel sotsiaalmeedias ühe fakti, et siin noored juba katsetavad ChatGPT-d ka oma siis investeerimisportfellide kokkupanemisel ja praegu on aina rohkem näiteid, et ChatGPT lööb need muud suured indeksfondid üle oma tootlusega, et ka seal saab selle tehnoloogia ilusti appi võtta. Iseasi, kas ta ühel hetkel ka muidugi kätte ei maksa, aga jah, hakkas põnev. Mõtlesin, et testiks ka siis, paneks oma väärtused sisse ja alles ta siis otsib mulle, paneb mulle kokku selle hea portfelli. Aga need on nagu hästi siuksed praktilised asjad, et noh, ka näiteks mingite esitluste tegemine. Noh, sa küsid chati käest, sul on vaja midagi, kas ma teen sulle sellest esitluse ka? Ja kõik need asjad tulevad täitsa okeid välja, et sa pead lihtsalt, ma arvan, see kõige olulisem asi, või kaks asja siis, on oskus osata küsimusi küsida ja siis oskus neid vastuseid kriitiliselt analüüsida. Kui need kaks nii-öelda oskust või kompetentsi on midagi, mida sa endal arendad, noh siis ma arvan, on hästi, võib-olla isegi väga hästi. Mul on vahepeal palve, et see sõnapilv oli küll väga põnev, aga võib-olla tegelikult ma tahaks teie käest küsida, et kas te tahate otse kätt tõsta ja niimoodi hakata küsima või te tahate pigem salvestada oma küsimusi läbi Slido? Kas on keegi, kes eelistab Slidot? Sest et varsti ma läheks nagu publiku küsimuste juurde juba. Aga enne veel ma tegelikult tahaks ikkagi mõne küsimuse ise veel küsida. Kadri, ma tahaks sinu käest küsida, et kui me mõtleme keskkonnasõbralikust majandusest ja ekspordisuutlikkusest, et mis meil siin pildis veel täna puudu on Eestis sinu hinnangul, selle pinnalt, mis sa oled uurinud ja teada saanud? Sa küsid niimoodi, nagu see keskkond kuidagi takistaks meid eksportimast, aga see minu meelest ei ole nii. Väga hea, et sa niimoodi ütled. Kuidagi, ma ei tea, võib-olla ma panin sulle praegu sõnad suhu või, aga mulle tundus, et see toon, kuidas sa küsisid. Ma arvan, et selles meie ekspordisuutlikkuses ei ole keskkonnaga mingit pistmist selles mõttes, et suurem potentsiaal on kinni, ma arvan, meie inimkapitalis. Et ma jällegi see meie rahvusvahelistumine on ka nagu natukene sihuke turisti tasandil on ja me käime hästi palju väljas ja naudime on ju ja vaatame ringi, aga professionaalidena me käime võib-olla vähem väljas, et miks ma seda väidan, on see, et kui me vaatame meie tudengeid, siis mobiilsus on tegelikult hästi madal, sest nad töötavad, nad ei lähe mitte kuhugi. Ja kui me räägime välistudengite osakaalust, neid on ka hästi vähe, et me proovime neid küll siia tuua, et neile natukene seda rahvusvahelist keskkonda siin luua on ju, aga ikkagi me ei õnnestu selles. Ja kui nagu nad oma professionaalses arengus ei saa endale rahvusvahelisi võrgustikke, siis neil on väga raske minna eksportima, sest nad on nagu sellised väga algajad selles osas. Et ma arvan, et seal on nagu pigem sellised takistused, et see keskkond, võib siin rääkida energiahinnad ja kõik need teemad on, aga ma arvan, et see on nagu selline, need on sellised võib-olla lühiajalised korralduslikud küsimused, aga laiemalt see ekspordivõime on meie enda maailma tundmises kinni. Ja võib-olla siin ka sellised praktilisemad asjad, et me võiks nagu eurooplasi rohkem ära kasutada või nendega koos nagu neid eksporditurge avastada, et me praegu julgeme ainult siin naabritele müüa põhimõtteliselt. Ja see üks põhjus on ka, et me ei tunne neid kaugemaid riike ja seal me võiksime tegelikult leida palju tasuvamaid nišše oma ka olemasolevale toodangule, eks ju, sest me ei tooda siin nagu meeletult mastaapi, eks ole. Meil on väga palju mitmekesine tootmine, see on nii ja naa, eks ole, ta on nagu
mõnes mõttes kriisidele paremini nagu vastuseisev ja teisalt jälle ei ole võimalik seda mastaabi efektiivsust kasutada. Et nagu see on jah selline nii ja naa, aga ma arvan lihtsalt, et ja siin ei ole ka näiteks, kui ettevõtlusökosüsteemi indikaatoreid võrrelda, siis need rahvusvahelistumise indikaatorid tulevad välja sealt. Rahvusvaheline koostöö, rahvusvahelistumise indikaatorid, need ma nagu pigem ütleks, et see pidurdab meid rohkem, ma ei tea, vaidle. Ei taha vaielda, vastupidi, tahan tagant kiita, sest no võib-olla ühesõnaga natuke vaidlen ka, et meil tegelikult on ka ettevõtteid, kes on nagu täiesti globaalsed. Noh, alustame Boltist, kelle peakontor on Eestis, kes on OÜ, Eesti seaduste järgi asutatud ja kelle aktsionäride tabelis on kõik suured Ameerika VC fondid. No, Bolt sai kasvada siit, ei pidanud oma peakontorit viima Ameerikasse. Miks teised peavad? Natuke on see ka siukse, ütleme siis kindlameelsuse või ma ei tea, siis Eesti jonni teema on ju. Ja võib-olla laiemalt kogu see startupi või idusektori kogukond, et kõik, suur osa nendest ideedest, mida seal teostatakse, on ju definitsiooni järgi juba globaalsed. Kohalik turg on nii väike, et sellepärast ei ole ühtegi toodet mõtet disainida. Et sellega ma arvan, on meil tegelikult päris hästi või kui võtame nagu Skeletoni ja siin võib ju neid riburada pidi nimetada. Aga ma arvan, kus meil on natukene häda, on see, et meil kuidagi lähevad suunurgad alla, kui mõni Eesti kapitalil põhinev investeering liigub siit kuhugi väljapoole. Omal ajal ma mäletan, siis kui Hansapank läks Lätti, Leetu, ostis seal mingid pangad ära, siis meil olid suunurgad ülespoole. Oluline on ju see, et kus kohast pärineb kapital, kus püsib selle kapitali peakontor ehk kus seda rikkust siis heas mõttes kokku kogutakse või kuhu seda kokku kogutakse. Ja nii kaua, kui see on Eesti, on nagu kõik super hästi. Ja see viimane võib-olla selle rahvusvahelistumise koha pealt, et see võrgustik on ülioluline. Ja me ei suuda mitte kunagi luua, ütleme globaalselt konkureerivaid võrgustikke individuaalselt siis või ka riigina. Kui meil ei ole siin rahvusvahelist kogukonda ja kui meil pole siin rahvusvahelisi ettevõtteid, et see edu on ikka rahvusvahelistumises, kuigi see kõlab praegu nagu kummastavalt, sest enamik ju praegu ikka räägivad pigem vastupidi, aga kogu meie edulugu Eestil on olnud rahvusvahelistumise põhine. Algusest saadik. Välisinvesteeringud, sellega seotud ärikultuur, kapital, oma kapitali loomine, mis meil praegu siin on, et see kõik on olnud rahvusvahelistumise avatuse tulemus. Mitte see, et me seeme siia mingit seina ümber ja nüüd on päriselt ka nüüd selle punkti viimane. Ja seda sama hoiakut on vaja tegelikult meil Euroopas tervikuna. Nii kaua, kui me räägime, et Euroopa on selline koht, kus pole võimalik mingeid asju ajada ja isegi ükski startup siia ei jää, siis me ise ütle, siis tekibki küsimus, aga miks siia peaks üldse keegi tulema või miks siia peaks keegi jääma. Aga kui Bolt saab siit minna vallutama maailma, siis järelikult on see võimalik ükskõik millisel teisel ettevõttel, kellel on see ambitsioon. Kui ta ei suuda seda teha Saksamaalt, mida ma olen ka sakslastel öelnud, kui nad muretsesid seal, et nad ei suuda oma ideed realiseerida, aga tulge proovige Eestist. Proovige sama ideed teha Eestist ja müüa Saksamaale, võib-olla siis läheb paremini. Ja juhtumisi on tegemist ettevõttega, mis on võrdlemisi väga keskkonnasõbralik või üritabki seda mingisel moel nagu täiesti nagu ümber defineerida, et kuidas transport toimib. Teine teema muidugi on see, et tegemist on ikkagi teenuse ekspordiga, et need me olemegi võib-olla harjunud sellise tööstuse ekspordiga ja need ongi siia lähiriikidesse, aga globaalsemaks ongi võimalik minna teenuste ekspordiga ja laiemalt, et muidu meil võib-olla lihtsalt ei olekski ressurssi siin kogu maailmale midagi jagada. Aga meil on ju siin, võtame 2 näidet. Ericssoni globaalne 5G arendus- ja tootmiskeskus on Eesti. Tallinn. ABB andmekeskuste kompetentsikeskus on Tallinn. Et selles mõttes see ettevõte ei pea alati olema Eesti kapitali põhine. Aga oluline on see, et ta mingil põhjusel on siin ja ta on suutnud siin kasvada ja areneda.
noh pluss veel meie oma ettevõtted sinna juurde või siis seesama magnetitehas Neo Narvas. Ülistrateegiline, ainuke Euroopas, kus on nii püsimagnetid kui haruldaste muldmetallide tootmisvõimekus ühes väärtusahelas. Ja mitte sadade kilomeetri või tuhandete kilomeetrit vahemaaga, vaid mõnikümmend. Et nendest lugudest tuleb rääkida ja sel juhul see Eesti ongi palju suurem. Ma tahaksin, Maris, vahelduseks sinu käest küsida, et kuidas see otsustusprotsess tegelikult ikkagi välja näeb nagu panga vaatenurgast, et me nüüd hakkame näiteks varasemast rohkem toetama neid majandusharusid, mille keskkonna jalajälg on väiksem. Oskad sa kuidagi kommenteerida seda? Päris sellist strateegiat ei ole, et me nüüd hakkame ja need, kellel on keskkonna jalajälg väiksem, et see on hästi selline terviklik vaade, et esiteks me juba teeme seda, et on see investeeringute puhul või laenu andmise puhul vaadatakse tegelikult ettevõtte sellist jätkusuutlikkust, aga me ei pea siin silmas nüüd seda keskkondlikku jätkusuutlikkust, vaid üleüldse jätkusuutlikkust pikaajaliselt. Et pank ju annab laenu või investeerib ikkagi vastu riski, et vaatab, et kui hästi on selle ettevõtte riskid tagatud ja nagu ma ütlesin, et meie visioon on, et need ka need keskkonnasõbralikud või väiksema jalajäljega ettevõtted, et nendel on ka tulevik, aga see ei ole seal ainus aspekt. Et seal vaadatakse nii ettevõtte sellist nagu finantsvõimekust kui ka tema kas siis tegevusi keskkonna suunas või siis inimeste suunas, tema panust ühiskonda või siis tegelikult isegi kõige olulisem ettevõtte juhtimist, et kui hästi on ettevõtte juhitud, kui läbipaistvalt on ta juhitud, kas ta on oma riskid ära hinnanud, kas ta oskab üldse näha, kus 15 aasta pärast nad oma ettevõttega on. Et see on kõik kogu selline ettevõtte jätkusuutlikkus vastu, mida me hindame. Kui riskid on juhitud, siis tuleb raha ka aastal 2040. Pangast, just. Kui riskid on juhitud, siis aastal 2040 tuleb ka raha pangast. Seal keegi arvas, et ei tule, aga ma loodan, et tuleb. Jaa, ma tahtsin täiendada, et mulle väga meeldisid need edulood, mis sa välja tõid ja see on jumala õige, et on valdkonnad, mis on väga edukad. Aga see tõesti see meie ekspordi põhimass, mida me ei tohi ka ära kaotada, sellepärast et väga ohtlik on ainult teenuse ekspordi peale jääda. Et seal ikkagi see võib-olla see eksportimisest õppimine ja need, mis ma enne ütlesin, eks ole, hariduse eksport ja terviseteenuste eksport ja teadus-arendusteenuste eksport, et need on valdkonnad, mis meil on suhteliselt suletud ja see täpselt see nagu riskide võtmine, õppimine läbi ekspordi, see on hästi oluline. Ja kui on mingid valdkonnad majanduses ja ühiskonnas, mis on väga suletud, need hakkavad pikas perspektiivis kiduma ja seda innovatsiooni ei teki seal ja seda õppimist, eks ole, et me peaks tegelikult olema huvitatud, et meie teenuse valdkonnad laiemalt ekspordiks, meie tööstuse valdkonnad laiemalt ekspordiks, sest see aitab meil ka koduturul paremat teenust või paremat toodet tarbida. Nii et selles mõttes see rahvusvahelistamine võib-olla laiemalt ja erinevates valdkondades, et kas või seesama puidutööstus, eks ole, et see ei oleks selline hästi nagu selline kodukootud kogu aeg, on ju. Et see oli võib-olla minu mõte. Ma olen hea meelega annaksin varsti rohkem sõna publikule, aga ma siiski tahaksin, kuna me oleme rohekoostööalal ikkagi nagu küsida, et kui me järgime neid mõtteid, mis te olete väljendanud, et milline see meie majandus ja majanduse struktuur ja raha siis nagu 15 aasta pärast nagu välja näha, kui me nagu võtaksime need samad ideed, mida te olete väljendanud nagu julgemalt kasutusele. Kuhu me jõuame 15 aastaga siis? Kus tuleb raha? Ma arvan, et kui meil on 15 aasta pärast siin rohkem kohalikul kapitalil põhinevaid suurettevõtteid, mis siis globaalse või vähemalt nagu Euroopa haardega ettevõtteid, et siis on nagu väga hästi. Ma arvan, et see sektor, kus nad on, ei ole tähtis. Oluline on see, et selles omas sektoris, kus ta on tegelikult parim või parimate seas. Et ma ei ütle seda, et me peaks kuidagi pudistama ütleme laiali. Ma ei tea, kui me räägime mingitest investeeringutoetustest, et igale poole, et mingi suke valdkondlik fokusseeritus on mõistlik, aga investeeringutoetus ei ole ainuke asi. Et lõpuks ma arvan, see edulugu sünnib ikka suurepärasest ideest,
veel suurepärasemast teostusest ja noh, tegelikult siis mitmekihilisest kapitali pakkumisest, et millest pank on ainult üks osa. Ja see, et meil on, ma arvan, praegu Eesti iseseisvusajaloo kõige rohkem kogunenud rahvuslikku kapitali, millega on päriselt võimalik rahastada globaalseid projekte. Ja see on nagu üli suur eelis. Et kui me seda suudame kasutada, siis ma arvan, on hästi ja kuna see on rohetiigri, eks ole, ala, siis ma arvan, et need ettevõtted on kõik ka väiksema keskkonna jalajäljega kui võib-olla tänased analoogid. Et muidu see ei töötaks. Nii et helge tulevik on möödapääsmatu. Muidugi. Okei, mul on tegelikult Varrukas veel küsimusi, aga ma võib-olla nüüd võtaks siit publiku seast portsu küsimusi, sest enne ei ütlema, et Andres peab mingi 5 mintsa enne kella 6 vist, kella 4 tähendab ära minema. Et küsige Andrese käest, küsige teiste käest ja ma ilmselt viskan mõne küsimuse ise veel sekka. Mina Linda, aitäh. Mul ei ole vaja seda. Ei, on vaja. Me oleme otse ülekandes ja teid ei kuule mitte midagi. Hallo. Ja, mina Linda, aitäh väga huvitava arutelu eest. Mul oleks selline küsimus, et raha aastal 2040. Kas täna juba need ettevõtted, kes on jätkusuutlikumad või siis kes tegelikult nagu oma riske pikas vaates juhivad paremini, kas nemad juba saavad raha ka soodsamatel tingimustel? Et see küsimus võib olla Marisele või siis tegelikult ka riigi esindajale on see, et kas siis nemad ka saavad nagu paremini raha kätte, et seda innovatsiooni siis ellu kutsuda, et neid tulevikutehnoloogiaid. Aitäh. Seda meeldib tavaliselt alati kõigil küsida, et kas saab soodsamatel tingimustel. Tõepoolest, aegalt on pakkumisi, et saab soodsamal tingimusel, kui sa teed kestlikumaid tegevusi või astud samme oma ettevõtte jalajälje siis vähendamiseks. Aga nagu ma ka ennem ütlesin, see on ainult nagu üks osa kogu sellest kompleksist, et ainult sellepärast, et sul on mingisugune tegevus, et sa teed keskkonnasäästlikult, ei tule kohe laenuintress nii-öelda alla, et see on ikkagi terviklik vaade. Aga kui me vaatame nüüd see 2040 suunas, ma ikkagi siin korraks ennem käis nagu hindade osas ka nagu seesama perspektiiv, aga ma arvan, et me ikkagi liigume pigem sinna või võiksime ausalt öelda, see mu isiklik arvamus, liikuda sinna suunda, et hoopis paneme koefitsiendi juurde sinna, kui sa ei ole keskkonnasäästlik või oled keskkonnakahjulik, et siis saad hoopis laenu riskihinda juurde ja tavahinnaga on need, kui sa oled keskkonnasõbralik või siis üleüldiselt siis ühiskonnasõbralik. Et jah, praegu on küll võimalus aeg-ajalt siin hinnaga mängida, aga see pigem on selline terviklik vaade ikkagi kliendi puhul. No ma niimoodi vanast armastusest panganduse vastu ikka ütlen sinna ka 2 sõna, et see on ju ka regulatiivselt mitte veidikene, aga tegelikult on ikkagi päris palju suunatud, et sul see kapital, mida sa pead pangana allokeerima, et see sõltub ka sellest, millised on need keskkonna või õigemini, milline on siis selle laenukliendi suutlikkus, ma ei tea, kliimamuutustega toime tulla ja kõik siuksed asjad. Ja kui küsimus on, et kuidas näiteks mingid erinevad riiklikud grantid või toetusmeetmed, et seal kindlasti sihuke innovatsiooni ja keskkonnasõbralikkuse väiksema jalajälje mõõde on sees, et meil ei ole, ma arvan, mõtet toetada siis nagu neid, ma ei tea, kas on seal veel enam või ei ole, et neid harusid, millesse teie ei usu, et 2040 sealt võiks mingit raha tulla. Et kui teie ei usu, et siis ei usu ka ilmselt teised kliendid, kui teised kliendid ka ei usu, siis Excel ei tööta. Toetustel sisuliselt on nii nagu ka laenu andmisel siuke välistusmeetod ikkagi, et me lihtsalt neid ei toeta, on ju. Et nendeks laenu ei anna, toetusi ka ei anna. No toetustega muidugi ka jällegi see teema, et me oleme kuidagi järjest enam, on see ootus, et peaksid olema mingid toetused.
ja see ei ole ainult Eesti eripära, et see korra sina vist, Kadri, mainisid seda Hiina teemat, et noh, võrreldes, ma ei tea, nullindate või 90-ndate või nullindatega, et see maailm ongi muutunud palju siis noh, kaubandussõjalikuks, eks ole, et käib nagu võistlus või võitlus domineeriva positsiooni üle maailmas. Ja noh, selle paratamatu kaasaanne on see, et noh, omasid toetatakse. Ja eks me peame, noh, ütleme, kui me piltlikult oleme kabe laua taga ja meie siis mängime kabet, aga meie vastane mängib nipsu ja mängu eesmärk on saada teise nupud kiiremini laua pealt maha. Noh, siis ei pea olema nagu väga suure kabeoskusega mõistmaks, eks ole, et kelle nupud sealt laua pealt esimesena läinud on. Nii et selleks, et me saaksime tagasi sinna reeglite põhise ja mis ma arvan, seal ei ole isegi midagi arvata, et see faktipõhiselt on nii, mis on viinud, eks ole, maailmamajandust palju rohkem edasi, on sadu miljonid inimesi vaesusest välja toonud. Et sinna nagu selle reeglite põhisuse juurde tagasi jõuda, paraku tuleb vahepeal tegeleda protektsionismi ja siis nagu selle oma toetamisega, aga oma toetamine peab olema sel juhul tark võtmes, et me toetame seda, et me ikkagi siis saavutame tehnoloogilise ülimuslikkuse, et meie oleme kõige paremad, kõige tugevamad mingite tehnoloogiate juures, mitte ei sõltu sellest näiteks, mida Hiinas tehakse või ei tehta. Jah, võib-olla need printsiibid on kõik väga head, aga tegelikult praktikas on asi päris keeruline. Näiteks me teame kõik, et Eestis on stress on selline probleem, eks ole. Ja samas teadlased on leidnud, et stress ja soolestikubakterid on väga tihedalt omavahel seotud. Nii, nüüd ma küsin teie käest, kui teie olete investor, istute siin või edasi, eks ole. Kas te investeerite sellisesse startupi, kes toodab näiteks sõduritele stressivastast šokolaadi või sportlastele stressivastast alkoholivaba õlut? Noh, teaduspõhine, eks ole. Investeerite. Keeruline. Kes seal konkurendid on, kes seda tarbib? No täpselt. Sõdurid, kes on see meeskond, kes seda teeb, kui suur see turg on? No täpselt. Sa nagu küsid küsimusi, millele ma siis küsin vastu küsimusi, kui seda raha saada. Täpselt, et neid vastuseid või neid küsimusi, mis tekib, on nii palju, et need printsiibid on iseenesest lihtsad, aga praktikas nende otsuste tegemine on päris keeruline. Ja võib-olla võib ka öelda, et siin jällegi võib vaielda, et rahastajad on päris suures kimbatuses, sest kui nad on tükk aega rahastanud selliseid teenusepõhiseid IT-startup'e, eks ole, siis neil natuke selliste süvatehnoloogiate puhul lähevad juhtmed krussi, on ju, et kas ma ikka julgen või ei julge ja täpselt. Ja see ongi väga objektiivne probleem ja ei ole nagu nii lihtne kõigile nendele küsimustele vastata või aru saada üldse, kus see turg on või kui suur see turg on või kes see tarbija üldse on sellele. Eks ole, et kui meil on, eks ole, stress kõige suurem probleem, kas sportlased nagu peaks olema meie sihtgrupp, on ju. Et võib-olla on seda õlut kellelegi teisele vaja või kas ta peab just õlu olema, eks ole, või nii edasi. Et neid küsimusi on hästi palju, kui me räägime mingist sellisest innovatsioonist. Isegi kui meil on nagu mingi tehnoloogiline lahendus olemas, ei ole nagu nii suur risk või ebakindlus, et see on puhtalt nagu selline turupoole küsimused, on ju. Nüüd ma loodan, et on veel publikust küsimusi. Mul on tõesti veel varukas ka mõned endale varuks, aga mulle tundub, et on oluline, et teie saaksite ka ikkagi sõna siin. Kopp. Tere, mina Dan High Advisorist ja ma natuke veel jätkaks seda või tahaks täpsemaks saada seda arutelu, mis teil siin oli. Head näited Eesti ettevõttes, kes on globaalsed, on jah hästi teenuspõhised. Ja siis Andres tõi sisse ka nii-öelda inimressursi kasutuse, mis on ka väga tore, aga sisuliselt meie Euroopa teenuskeskne majandus on eksportinud kogu füüsilise ressursi raiskamise kolmandatesse riikidesse ja kolmandasse maailmasse. Et kas Eestil üldse on võimalust selle füüsiliste ressursside maailmas kuidagi aktiivselt osaleda, eeskuju näidata, maailma edasi viia või me peame sellest loobuma ja olemegi teenusmajanduses tugevad käpad ja läheme selle teega edasi?
ma arvan, et need kaks ei ole selles mõttes alternatiivid, et me saame olla kas teenusmajandus või kas siis ma ei tea, noh nagu tootmispõhine majandus, et vaja on, noh hea on, kui on mõlemat ja noh, ütleme nii teenuste kui tootmise juures on ju ka noh 1000 kihti, eks ole, et mis tüüpi teenused, kellele või noh, ja tootmise poolega samamoodi, aga noh, ma toon uuesti selle Neo magnetitehase näite. Et see on selgelt strateegilise tähtsusega ja no üks põhjus, miks see tehas on Narvas, on see ajalooline kompetents, mis on Sillamäel haruldaste muldmetallidega tegelemiseks. Et noh, selles võtmes me võime vabalt öelda, et meil on oma 1,4 või mis 1,4 miljoni inimese kohta üks globaalselt väga strateegiline ettevõte, mis tegeleb füüsiliste asjadega ja mille noh, meeskond on ka väga rahvusvaheline, ja noh, ma ei tea, meil on tegelikult neid tööstusettevõtteid, noh, kui see nüüd jutt läks sinna, et meil on neid väga palju metallitööstuses, kes teevad nagu superhäid asju. Noh, ma ei tea, ka tegelikult laevanduse või laevaehituse poole peal, noh, nii BLRT kui Baltic Workboats või SRC, kes teeb retrofit, et meil on noh, minu meelest meil on nagu natukene see häda, et me kuidagi ei suuda seda nimekirja kokku panna 1 või 2 slaidi peale ja näidata, et vaadata, et need on Eesti ettevõtted, need teevad sellist asja. Ma käisin siis üleeile Saarde vallas. Saarde vald on üks kõige väiksema siis rahvastiku tihedusega. Ja siis kui me käisime Kilingi-Nõmmel vallamajas ja kui vald tegi ülevaate, siis nad näitasid, et meil on siin üks Ameerika-Prantsuse ettevõte. Ja see Ameerika-Prantsuse ettevõte omab siis Saarde vallas satelliitside maapealseid tugijaamu. Keegi on kuulnud sellest? Ei ole? No täpselt. Okei, no üks on, aga üks, ma ei tea mitmest, et noh, kõik, et kui sa käid mööda Eestit ringi, siis sa näed ja avastad asju, millest sa pole mitte kunagi kuulnud, näinud, sest keegi pole võtnud vaevaks sellest rääkida või kirjutada. Et kui me siukseid asju saame rohkem kaardile tuua, noh, siis ma arvan, meil see uhkus ja kindlustunne läheb ka nagu palju tugevamaks, et me siin päriselt suudame asju teha. Või noh, ma ei tea, et minu arust ka see, nüüd sa, Kadri, oled kas nüüd nõus või ei ole nõus, et kui ma äkki siis 3 aastat tagasi selles ülikoolide ja innovatsiooni ja startupide kogukonda ja eriti rakendusuuringute poole pealt nagu sattusin, et siis noh, oli üsna sihuke hõre see olukord seal, et nagu usaldust eriti ei olnud, et kui vaadata hetkepildistust, siis on nagu tohutult palju muutunud. Noh, mõlemas suunas on nähtud, eks ole, vastastikku kasu ja selles mõttes ma arvan, et meil ongi noh, nagu asjad liiguvad noh, minu meelest õiges suunas. Kas see tempo võiks olla kiirem? Noh, alati ju võiks, aga ma nagu ei nuriseks ka, et või no ma ei tea, mis sa, Kadri, arvad. Ja selles mõttes ma proovin piirata ennast, sellepärast, et see on sihuke hull teema, aga ma tahaks vastata tegelikult sellele küsimusele, et see on nii huvitav, et me ise eestlastena vaatame, et me nagu ei ole tootja rahvas on. See on nii, ja kui vaadata meie eksporti, siis millegipärast masinad, seadmed on seal nagu tipus kogu aeg, eks ole. Ja optikaseadmed, sellised keerulised vidinad on. Ja neid tehakse veel niimoodi nagu tellimustööna ka, ehk mõeldakse reaalselt välja. Et see ei ole nagu, et me nagu ainult vorbime koostöötehas oleme, nagu Erikson võib-olla pikka aega oli. Ja rahvusvahelised uuringud näevad seda Eesti poolt, aga me ise ei näe. Ja siis me ise räägime, on ju, seda narratiivi, et me ei oska ja meil ei ole insenere ja nii. Ja tegelikult ma olen nõus, et me oleme jõudnud sinna, kus meil need noored, kes kuulavad seda meie juttu, on ju, mõtlevad, et oi ei, see ei ole küll nagu perspektiivikas, on ju, ma tulen parem teile majandusse, on ju, sest no me räägime Delta majast, meil on kõik seal koos, on ju. Noh, sellepärast siis on kindlam, on ju, et ma saan tööd, kuigi tegelikult mind väga huvitaks see robootika. Et tegelikult noh, üks asi on see narratiiv, inimesed ei kontrolli fakte.
ja see narratiivi me loome nagu läbi selle suhtlemise ja kõige selle. nii et ja teine asi, seesama enda narratiivi loomine oli see ülikoolide, ettevõtete koostöö ja kõige selle poole pealt ka. me ise tegime endale selle negatiivse kuvandi. Tegelikult, kui rektorite nõukogu seal 10 aastat tagasi mõõtis Soome ülikooli, me kogu aeg räägime, Soomes on asjad nii palju paremini. Võrdles, kuramus, meil oli rohkem koostööd, kui rahas mõõded, mitte subjektiivset koostööd on ju. Et nagu tegelikult ka, et me sa alguses ütlesid seda ambitsiooni, optimismi kõike. Me tegelikult jah, et me hästi palju tegelikult oleme iseenda takistuseks selle mineviku mingisuguse haleda nagu imidžiga. Et võib-olla kui me nagu mõtleks seda asja ümber on ju, teeks ühe hea PR-kampaania, siis meie ei ole ju Hiina saatnud oma tehaseid või oleme või? Noh, selles mõttes. Euroopa on, see on nende probleem. Aga see juhtus kõik ju ratsionaalsel põhjusel. See juhtus sellel põhjusel, et sul oli kuskil odavam toota. Ega siis Ericsson või ütleme siis kunagi see Elcotek, eks ole, oli see esimene linnuke. See oligi loogiline, tuleks siia, sest siin oli odav, siin olid kohusetundlikud inimesed, kes tahtsid hea töö eest vähe raha Rootsi mõttes ja kõik töötas, eks ole. Ericsson täna versus Elcotek 90-ndatel on hoopis teine asi, aga kus ma kohe üldse ei ole nõus, on see, et meil vanasti ei olnud seda ei julgust või ütlesid sa kuidagi, või ma kuulsin valesti. Ei, minu arust me just selle oleme ära kaotanud. Selle, mis meil 90-ndatel ja 0-ndatel oli olemas. Meil ei olnud mitte midagi kaotada ja kõik oli võita. Et vaat nüüd see nagu, kuna me oleme saanud nii palju ühiskonnana jõukamaks, siis on tekkinud need igasugused hirmud, eks ole, mida ma teen oma eluaseme laenuga, mida ma teen oma autoliisinguga, et kas ma ikka julgen teha seda, teist või kolmandat. Aga ma arvan, et reaalsus on ka see, et kui nüüd need noored, kellest sa siin uuringus rääkisid, Maris, eks ole, et kui nemad on jõudnud 40-ndaks ja nad on hoolikalt investeerinud juba seal, et siis neil on nagu tegelikult see julgust, ma arvan, palju rohkem. Et mis saab minu eluaseme laenust või mis saab minu autoliisingust, sest neil on omal ka mingisugune nagu finants. Nad ei ole nii mõjutatud ka igast majanduse keerdkäigust on ju. Et nagu need asjad on olulised. Mina lihtsalt ei taha nõustuda sellega, et inimene, kes on täna, ütleme siis 20-ndate keskel, on kuidagi kehvemate teadmiste või oskustega, kui mina olin siis, kui ma olin 20-ndate keskel, 90-ndate alguses. Et meil on olnud, ütleme seal tänasel 20-ndatel olnud palju rohkem võimalusi ja lihtsalt me peame seda nagu usku rahvana, et me tegelikult oleme päris head ja me suudame veel rohkem. Et see on see, mida me vajame. Ja see on meil kõik olemas, objektiivselt. Ma olen ka üldiselt hästi selline optimistlik, ma tahaks ainult seda natuke challenge ida või mulle tundub teid kuulates, et meil on ju ainult head näited olemas ja lihtsalt räägime sellest, aga ometi on ju probleem olnud, et Eesti eksport on langenud ja tööjõud läheb kallimaks ja meid ei taheta enam nii väga. Aga kui palju teil halbe laen on ettevõtte laen Swedbankis? Praegu ei ole väga halvasti. Nii, aga kuidas saab olla nii, et kõik läheb halvasti, eksport kukub, palgad tõusevad, hinnad on kõrged, aga millegi pärast pankadel pole halbe laene? Kuule ja teenus eksport kukkus üks aasta. Vabandust, et ma nüüd inglise keeles ütlesin, aga et see on, miskit on siin pildil valesti. Et ma olen 90-ndate algusest saati olnud pangandusega seotud ja ma ei ole ühtegi kriisi ei tule meelde, kus oleks olnud selline olukord, et majandus langeb ja pankade laenuportfellis on kujundlikult 2 halba laenu. Okei, korraks sekkun. Kas me oleme saanud täna juba vastuse küsimusele, et kus kohast tuleb raha aastal 2040 või on meil publikus veel küsimusi selle kohta, et meil on siin olnud üsna emotsionaalne vestlus ja ma olen seda väga nautinud, aga ma usun, et meil on tegelikult veel arvamusi või küsimusi selle kohta ka publikus. Või ei ole? Ma võib-olla vahepeal ütlen, et me võib-olla hakkame kiirendama sinu toodud selles projektis Ericssoni konkurenti 5G alal. Nii et... See on ainult hea. Siitpoolt tuleb üks küsimus. Kus me istume? Aga mis mõtted veel tekib seal? Ja tere minu poolt, ma olen Kaisa. Tahtsin veel ühe mõtte siia lauale panna, et kust raha tuleb 2040. Ma arvan, et raha võiks tulla ka biotehnoloogia valdkonnast. Et ma ei tea, kas on siit täna läbi käinud, ma jõudsin natuke hiljem.
aga sellel on väga suur potentsiaal. Ja miks ma veel väga pooldan biotehnoloogiat on seetõttu, et me saame põhimõtteliselt toota kõike ise tänu sellele, alates toidust, farmaatsiast kuni kütusteni välja. Ja ma arvan, et see on selline tehnoloogia, mida ma isiklikult väga toetaksin. Ja see oli tegelikult minu mõttega ka seotud, kui ma ütlesin, et teadus-arendusteenused on ju siis, kui me mõtleme näiteks ravimiarendust on ju, et see ei tähenda, et me peame nagu ravimeid hakkama tootma. Me võime tegelikult investeerida tehnoloogiatesse, mis kiirendavad ravimite väljatöötamist, näiteks, eks ole, teadus-arendustegevuses, et mis panustavad täpselt seda tüüpi nagu innovatsiooni, sellepärast täna me ikkagi nagu teadus-arendustegevusest laiemalt räägime ainult nagu edukatest asjadest ja me jätame kõik katsed, mis on läbi kukkunud, neid ei avaldata kuskil, selliseid andmebaase ei ole, eks ole. Ja väga palju startup'id praegu tegelevad sellega, et ka Eestis, et selliseid andmebaase tekitada, sest nende pealt on võimalik ka analüüsida, mis siis on untsu läinud ja sealt pealt õppida, eks ole, ja kiirendada seda ravimiarendusprotsessi ja nii edasi on ju. Et selliseid asju me saaks eksportida, need ei ole kindlasti suurte jälgedega. Mul on vahepeal siiski üks oma küsimus ka, sest et esiteks väike reklaamimoment, et 26. novembril toimub konverents Elevant toas, kuhu kõik majanduse ja kliimahuvilised inimesed ja ettevõtjad on väga oodatud, aga minu jaoks on natukene veel ikkagi täna elevandiks toas see, et mis meil siis tuleb sellest kliimaseadusest? Ma pean selle ära küsima. Ei, see on väga hea küsimus, sest kliimakindla majanduse seadusega on nüüd selle beebi nimi, eks ole. Et see on tervelt 7,5 lehekülge pikk. Iga tervemõistuslik inimene suudab seda lugeda, aru saada. Oluline seal juures on teekaardid, mis iga valdkonna juurde tulevad ja kuna oli ootus siis erinevatel osapooltel või huvirühmadel, et teeks nende teekaartidega nüüd veidi enam, et nad oleksid rohkem valmis, siis kirjutame nad natukene rohkem valmis. See eeltöö on ju kõik ära tehtud. Teie olete teinud, on siin erinevad teised valdkonnad teinud, meil maja sees on palju tehtud ja kogu selle eelmise seaduse versiooni ettevalmistusega tehti ka ju ära hulk tööd, nii et ühesõnaga praegu natuke on august, siis kirjutatakse ja ma usun, et siin varasel sügisel või sügise keskel on midagi, mida saab juba tutvustada, rääkida valitsuses, siis eelnõu ära koputada ja Riigikokku saata. Kuidas see sinu jaoks seostub meie tänase küsimusega, et kus kohast tuleb raha aastal 2040? Minul isiklikult ei ole nagu kõhklust selles küsimuses, et me aastaks 2050 eesmärgi, mille me oleme võtnud, et me oleme kliimaneutraalsed, et me selle eesmärgi saavutame. Ja seda võib, et ega siis elu võib planeerida ju mitmel moel. Võib planeerida näiteks nii, et me ütleme, 2050 tahame me olla kliimaneutraalsed. Me siis enam-vähem kujutame ette, mida selleks tegema aga peaks. Ja siis hakkame vaikselt liikuma. Selle peale mõned ettevõtted või osa ettevõtted ütleb, et see ei ole piisav. Et meil peaks olema ikkagi mingisugused raamid, et me teaksime, et milliseid investeeringuid on mõttekas teha või milliseid ei ole mõttekas teha. Nii et see lõpuks on nagu selle kindlustunde küsimus, aga ma arvan, et me seda kindlustunnet ka mitte kuidagi ei tekita, kui me püüame nüüd lihvida lõpmatuseni ühte 7,5 lehekülge. Et kui me selle lihvimisega nagu nüüd sügisel hakkama ei saa, siis me peame kuidagi teistmoodi edasi minema. Ilma seadusetava. Ei ja selles mõttes, et kui kokkulepet ei sünni, et mis me siis teeme? Et katsuks selle kokkuleppe ära teha, et sisuliselt minu tunnetuses on mingeid nüansse, või mitte keegi pole sellega päris rahul, mis on väga hea. Sest kui keegi oleks ühe seadusega päris rahul, siis tekib paratamatult see küsimus, äkki see on kuidagi kaldu. Aga kui ütleme, kõik suudavaks sellega enam-vähem elada ja ütled, okei, et sihukene rada võiks ju meil olla, siis ma arvan, on see koht, mille pealt saab edasi liikuda. Ja nii nagu meil siin ka arutelus korra läbi käis, 2040 on 15 aasta pärast.
nüüd kui me keerame kella tagasi aastasse 2010 ja nüüd tõstke käsi, kes 2010 teadis, et 2020 tuleb Covid, 2022 veebruaris alustab Venemaa täiemahulist sõda Ukrainas. Keegi ei teadnud või keegi tõstab ja ütleb, et ta teadis, no okei, ma aktsepteerin, et ju tal oli see kristallkuul. Aga noh, kui keegi tuleb täna väidab, et ma tean täpselt, millist rada pidi me jõuame aastaks 2040 sellise eesmärgini või aastaks 2050, eks ole, kliimaneutraalsuseni. Noh, oma lühikese elukogemuse pealt ma ütleks nii, et ma ei võta seda tõsiselt. Aga teeme nagu teekaardid, lepime kokku, teekaart on elav dokument, kohendame, ega siis see tee pole sirge. Kindlasti me kukume mitu korda ninani, saame haiget ka, tõuseme püsti, liigume edasi. Aga seda seadust ja seda raami on minu meelest vaja. Seda on kõik öelnud. Nüüd, kui kõik on seda öelnud, siis tuleme ühte tuppa kokku ja lähme sealt välja siis, kui valget suitsu tõuseb. Üks küsimus ja siis me tahaks tegelikult anda viimasteks lõppsõnadeks. Aitäh. Minu arvates tänasest diskussioonist on puudus tuleviku uuringute stsenaariumid. Ja majandusteadlasena ma loen ajakirja Economist ja üks tuleviku stsenaarium on, et tuleb uus majandus, see on tehisaru Economics tuleb ja seda teemat me nagu ka ei ole käsitlenud ja tehisaru võimaldab meil lahendada efektiivsuse küsimused, lahendada keskkonna ja energeetika küsimused, viib ressursikulud pööraliselt madalamaks, tekitab uut majanduskasvu. Eestis oleks vaja võib-olla uut imet, mis on uue teistsuguse nimega ja uus nii-öelda majanduskeskkond on vaja kujundada ja kutsun üles sellega arutama tõsiselt väikeriikide rolli tulevikus tehisaru majanduskeskkonnas. Aitäh. Aitäh sulle ka. Kas on reflektsioone selle märkuse kohta ja kas te tahate ise veel midagi tänase arutelu lõpetuseks öelda, et kus kohast see raha siis ikkagi tuleb aastal 2040? Ma ei tea, tehisaru kohta me rääkisime, ilmselt Ivar tuli liiga hilja. Nii on, et jäid ilma meie tehisaru jutust, aga jah, ega see tehisaru on meil igal pool ja siin tegelikult sa ütlesid, et ülikoolides on ju. Tehisaru alles viimane aasta õppis majanduse optimeerimisülesandeid lahendama, nii et alles nüüd saavad tudengid, kes võib-olla matemaatikas nõrgast seda majandusmudelites kasutada, nii et ei olnud see nii hästi siiani midagi, ma arvan, nüüd on paremini, nii et ma ootan, et kuidas saab juba kergema vaevaga õpetada. Nii et jaa, ma olen nõus, tehisaru muidugi, aga selles mõttes ta on igal pool ja eks meie kõigi see valu nüüd, et selle tehisaruga õppida elama, ega ta ise seda tootlikkust ei tõsta päris. Me peame ikka vaeva nägema, see on kõvasti. Kui siin lõppsõna on praegu, jah? Jah, ma pean järgmisse paneeli jooksma ka, aga ega ma võtaks kokku sellega, millega ma alustasin, et kui meil on, kuidas saab mõtteviis, ambitsioon, mitte rahulduda sellega, kuhu me oleme jõudnud, vaid liikuda edasi ja julgus seda ambitsiooni teostada, siis asjad juhtuvadki. Ja ma olen veendunud, et asjad juhtuvad. Aitäh. Juhtuvad. Ma ainult korraks seda tehisaru poolt palju ei kommenteeri, aga ma siiski usun, et tal on väga oluline roll seal 2040 küll. Et igal juhul nii efektiivsuse otsimises kui mis iganes lahenduste väljatöötamisel ja võib-olla seesama meie väike riik annab olla ka kuidagi suurem läbi selle tehisaru. Aga lõpetuseks, kuna ma alustasin ka selle noorte teemaga, et ma ikkagi püüan selle siis lõpetada ka sellega, et me siin lahendame seda 2040, aga ikkagi tuleb ka küsida ja kaasata neid noori selle tulevikuvisiooni loomisel ja ka võib-olla ise jälgida, et mida nemad täna loevad, mida nemad usuvad, kuhu poole me peaksime minema. Et mitte siin nende eest midagi ära teha. Et
ma arvan, et meie noored nii ka selle tehisaru kaasabil kui ka tänase infoühiskonna abil on kohati väga palju targemad kui meie. Et me oleme küll, tahame olla kriitilised noorte suhtes, aga ma arvan, et vaadates enda poegasid, ma arvan, nad on nagu ülitargad ja me peaksime nendesse rohkem uskuma. Õnneks on Rohetiiger selline asutus, mille põhimõtetes ja printsiipides ongi ehedalt julge olemine ja tuleviku loomine. Sina korraks tõsid kätt, kas sa Eevald, sa tahtsid ka veel midagi öelda või? Aga kas sa tahad küsida küsimust ka veel või? Lõpusõnad olid juba ära. Lõpusõnad olid ära, aga me ei pea traditsioonilise järjekorra järgi minema. Ja, ma teen lõppu reklaamipausi siia enne, kui te ära jooksete. See on väga kasulik reklaamipaus seetõttu, et esiteks meil on kohvilaud seal, et ma arvan, et osad saavad jääda siia veel ka panelistidest, et kõik, kes tahavad küsida, saavad minna sinna küsima veel. Nii et Pauligi hea kohvi on seal laua peal. Teiseks tahtsin öelda Elevant toas foorumi kohta, et täna ja homme on salakood Rohetiiger 25, kes tahab foorumi piletit osta, saab allhinnaga täna ja homme selle koodiga Rohetiiger 25. Ja kes tahab tulevikust unistada, siis täna öösel kella 8-st kella 4-ni öösel oleme Rohetiigritega siin ja mõtleme, et mida head me saaksime teha kõik koos Eesti jaoks, et me elaksime palju ägedamas riigis aastal 2050, nii et astuge öösel läbi. Ja minu poolt ka hästi suur aitäh selle arutelu eest, oli väga põnev kuulata. Võib-olla olekski vahva, kui me lõpetame ikkagi viimase küsimusega publikust, sest et see on üsna ebatraditsiooniline. Mikk, ja nüüd ma selles mõttes vabandan, et sa lubasid mul 5 minutit varem ära minna, mida ma nüüd peangi tegema. Siis sa pead seda tegema. Aitäh sulle, Andres. Aitäh. Ma võib-olla jätaks endal ühe õiguse esitaja küsimuse sel põhjusel, et ma olen õige mitmel Rohetiigri seminaril osalenud. Ja mis mind natuke häirib, et väga palju on rõhku nendel müstilistel sõnadel ESG ja ütleme nagu selline euroregulatsioonide järgimine ettevõtte tasandil. Aga olles nüüd üle 10 aasta targa kodu lahenduse kasutaja, eks Ridala boksi omanikuna, mina tahaks rohkem kuulda seda, kuidas võimustada neid lõppkasutajad näiteks oma energiakulusid kokku hoidma ja mitte ainult fokusseerida ettevõtetele, vaid ka sellise lõpptarbija parimatele ja efektiivsematele valikutele. Nii et kui küsimus formuleerida olekski see, et kellega ma võiks siit seltskonnast rääkida, kuidas targa kodu lahenduse abil paremini elektrikütte kulusid kokku hoida. Kes tõstab käe? Läheb füüsikatundi ja loeb läbi Einsteini energiajäävuse seaduse. Ei, mul on lihtne vastus. Energia ei teki ega kao, elektrimolekul ka mitte. Et energiat saab kokku hoida, säästa, tema nagu liikumist vähendada läbi piirete, läbi nagu kaablite sissetulekut, kõik selline. Tegelikult on piitsad, präänikud, jutlused on lühike vastus su küsimusele. Niimoodi saab tarbijaid mõjutada. Ma arvan, et selle lühikese vastusega me tänaseks tõmbame selle arutelu kokku. Ma usun, et minu arvates oli meil väga tore emotsioonide rohke ja ka teadmiste rohke vestlus selle kohta, et kuidas 15 aasta pärast Eesti majandusse raha jõuab. Aitäh kõigile, kes täna olid meiega siin seda kuulamas. Ma loodan, et on mida kaasa võtta. Minul küll on. Et aitäh ka teile, kallid inimesed.